Külas oli väga muusikalembelised noored olid. Meil noormeestest igaüks mängis ikka mingisugust pilli, kui juba üle 10 aastat tuli. Kannel oli meil nii populaarne. Minu isa töötuba see sama ruum, kus me nüüd juttu ajame, mina pilli mängin, tema tegi tiisleri tööd siin. Ja tema oli väga tuntud tiislermeister siin, ja ta tegi vankritest, regedest ja uksest aknadest pääle kuni muusika rihtadeni välja, kannelteni välja. Ma olin siin lastude keskel ja hakkasin ise ka meistristama hästi noorena. Nii et viiulist ma võlusin viisi kõike nooremas eas välja, ma olin 6-7 aasta vahel. Aga millal see armumine lõõtsa tegelikult tuli ja iseendal ka huvi lõõtsa teha? No see tuli mul hästi noorena, kui ma hakkasin aru saama. Niisamas üheaegselt, siis kui viiulimängu hakkasin õppima, nii 10 aasta piires olin vana. Onul oli mul lõõtsapill ja tädimeel oli Tepo tüüpi lõõtsapill. Ja siin liikus teistel ka siin lõõtsapill. Lõõtsapill oli niivõrd populaarne tollel ajal. No lõõtsapill oli ikka Eesti rahvuspill tollel ajal ja ilma lõõtspillita ei käinud külas ükski üritus pidu. Isa teades rääkida August Tepost juba. No Tepo ei olnudki meist kaugel, oli siin Toloosu külas Võrru minna. Meilt jäi umbes vast 15 kilomeetrit sinna Tepo juurde. No Tepost räägiti imejutte, tema on nagu Stradivari, Eesti Stradivari. Ta on niivõrd kuulus ja lugupeetud mees, ja kes Tepo pilli sai proovida, tuli õnnelik kohe. Ja see August Tepo vaatas mind ja usutas, et vot selline poisutna ja väike poisikene, 14 aastane ja kakust tuleb pillimeister, nüüd tuleb minu käest nõu küsima. Ja naeris välja, lõpus hakkas usalda, kui ma mängisin, tema andis mulle pilli, ma ikka tegin mõned ilusad lood ja siis hakkas uskuma mind ja ma ütlesin keeli ka juba ja kõik ja nüüd siis andis mulle Keete Blanku, kus katkisi keeli oli kuni 10 ütles, et kui sa oskad keeli tead, pane need katkiste asemel uued keeled ja too mulle siis uute keeltega püüna timmi ka panda. No siis ma tegin kuued viisin ära, et oli nagu esimene eksamitöö. No keel, pilli keele tegemine ja pilli nimi panemine, ütelda laulma panemine, see on kõige olulisem üldse, mis üldse pilli juurde kuulub, pilli tegemise juurde. Ja siis Tepo vaatas ja vankutas päed ja 2 keelt murdis ära nende 10. Ütles, et need ei käi veel. Kuidas see hääl sinna pilli sisse saab? No lõõts on, kast on, keeled on, aga hääl? Hääl tuleb analoogis nagu teistel pillidel, nagu akordionitel või bajaanidel, moskadel ja häälte jaoks on keeled olemas. Pill tuleb laulma panna, timmiga, täpse timmiga. Meistri kõrv pluss keelte kvaliteet. Jah, nagu ma rääkisin, selle pillil Honeri germaaniuse keelest sees. Jah, need ei tehase poolt tehtud niivõrge kvaliteedi. Mina kasu ka Itaalia pilli keeli, pilli raudu. Eks siin tahab ju kõik tegemist, alates sellest, et on ju pillile vaja lõõtsa. Millest üldse lõõtsa tehakse? Ma võtaks ühe lõõtsa käsile, ma näitaks nagu see visuaalselt, kui anna sealt üleväkseks. Mul on neid palju, 10 sellist lõõtsa ootab komplekteerimist. Ega ma sügistalvel nagu ei olnud teiste pillidega tegemist on palju ja toodud mulle tüliks neid vanu pille. Ja siis ma tegin lõõtsu valmis. No siis me näeme kohe. See on sama raamis järgi. Need mõõdud peavad üttima, need peab kokku ja nii. Ja siin on näha sellised voldid, nimetas lõõtsavoldid. Ilusad punane. See on riie siin päris sees, täielik riie. Ja siin need, mis liikuvad, need on kitsenahk, spetsnahk, selline peebe, millel ei ole suurte õrte takistus ja mis peab õhku ka. Paljud nahad ei pea õhku. Nii, ega ta siin ei püsi ka selline, tal on teatud paksus on ka. Et seda paksus ja tugevust saada, siis lõõtspilli lõõtsadel on puitraamid on sees. Lõõtsal on siin raam sees, õukesed fineerid raam, ümber ringi raam sees. Ja raamil on külge liimitud siis papist need sektorid. Kas on mõni ka huvi tundnud? Lastest ei ole, aga ehk mõni kusagil, kes pilli mängib, on tulnud ka selle huviga, nagu teie kunagi läksite August Tepo juurde, et andke ma proovin. Kahjuks ei ole, härra Pelisaar, tõesti ei ole. Mul on endal ka kahju ja mul on mure selle pärast. Tõeline mure on. Tead, mina olen, nagu ma luban 100 pilli teha elu jooksul ära. Praeguseni mul juba 70. Pill siia sinna, selle mul ei täpselt kõik arvele võetud. Et 30 jõuaks vast veel teha elu jooksul lõpuni. Aga kui tuleb kunagi vaja neid pillile mõttida või midagi, või keegi jätkas ka nende tegemist samal aastal pilli tegema.
Ei näe, üldse vaateväljast ei näe mitte kedagi.